Tere! Täna on katse 3. päev ja minul sai esimene prügikast täis, seega pean asuma kaaluma. Aga enne seda räägiks Kristina videost, kuna mul tekkis päris mitu küsimust. Esiteks, Kristina, räägi meile, mida sa teed kodus tekkinud patareidega või siis muude ohtlike jäätmetega. Kas sa kogud neid kuidagi eraldi? Teine küsimus puudutab jäätmeid, mida saaks kodus taaskasutada. Ehk siis, kas sul on selliseid jäätmeid, mida sa taaskasutada, näiteks moosipurgid, munarestid või midagi sellist. Kolmas teema. Mind huvitab see, kuidas sa biojäätmeid kompostid. Et sa oma videos rääkisid, et sa oled väga tubli toidujäätmete koguja ja sa viid need oma isiklikku kompostimishunnikusse või kompostisse. Et näita meile. Näita, milline on sinu kompostimishunnik ja kas see kompostimishunnik nõuab sinu käest mingisugust lisaaega või siis toiminguid, et kas sa pead sellega midagi tegema või need jäätmed lihtsalt komposteeruvad ise. Ja et kui tihti sa tühjendad seda kompostihunnikut, et seda oleks ka täitsa huvitav teada. Mina vahepeal siin olen 2 päevaga kogunud usinasti jäätmeid ja ongi esimene kast täis saanud ja see on minu biolagunevad jäätmed. See on mul siin samas kõrval. Esimene pangekene täis saanud. Et selle ma tegelikult juba kaalusin ära, et siin on neid 1,9 kilogrammi. Õige aeg oleks võib-olla meelde tuletada, mis on biolagunev jääde. Et selleks on kindlasti puu- ja juurvilja koored, munakoored, kindlasti ka erinevad pagaritooted, aga ka määrdunud paber ja papp ja salvretid, majapidamispaber ja ka munaristid, kui räägime paberist munaristist. Et nende kohta on tekkinud küsimus, et kas nad ikka on biojääde ja miks nad on biojääde ja miks nad ei ole paber, nad on ju paberist tehtud. Ja need on täitsa asjalikud küsimused ja sellele on väga mõistlik vastus, miks ei ole soovitatav panna majapidamispaberit ja munarist paberikonteinerisse. Ja see vastus on see, et nagu me teame, paber on tooraine, mida saab ümber töödelda, aga kahjuks paber ei ole selline tooraine, mida saab lõpmatuseni ümber töödelda. Ehk siis öeldakse, et paberi ümbertöötlemise kordade arv on kuni 7, mõningatel andmetel kuni 10, oleneb kindlasti tooraine kvaliteedist, aga need majapidamispaberid ja munarestid ongi tegelikult toodetud juba paberi lõpp ümbertöötlemise faasis, ehk siis sellest enam ei saagi paberit teha. Seega ei ole neid ka väga mõistlik paberikonteinerisse panna, kuna neid niikuinii ümber töödelda ei saa. Ja pealegi on majapidamispaber tihtipeale ka määrdunud, seega seda niikuinii ei saa ümber töödelda. Kui kodumajapidamises kompostida biojäätmeid ja kui sinna ei taheta panna siis seda suurt hulka paberit, mis sobiks biojäätmetesse, siis see on täiesti arusaadav ja tegelikult võib neid jäätmed panna ka segaolmesse ja sellest ei juhtu ka mitte midagi. Et see on inimese enda valik, et kuidas tal mugavam on. Aga miks neid biojäätmeid üldse tuleb eraldi sorteerida?
Siinkohal ma juba tahaks kiita Kristinat, et ta on selle tee endale selgeks teinud, et kuidas biojäätmeid sorteerida ja koduses tingimuses siis komposti teha. Et tegelikult jäätmed sorteerimisel ongi väga oluline, üks olulisemaid asju, et biojäätmeid kogutakse liigiti. Kuna biojäätmed on tegelikult üks kurjajuur teiste jäätmete sees, sest et nende omadus on siiski kiiresti hakata käärima ja lagunema ja selle tulemusel nad määrivad teised jäätmed ära, ehk siis nad rikuvad teiste jäätmete kvaliteeti. Ja kui meil ongi biojäätmed, siis kas oletame, et segapakendi seas, ütleme, et keegi paneb oma lahtise moosipurgi või isegi mitte lahtise moosipurgi, aga paneb selle moosipurgi sinna pakendi konteinerisse, siis mis neist pakenditest siis lõpuks saab? No saab see, et see moosipurk läheb seal katki ja määrib kõik pakendid ära ja ega neist pakenditest enam suurt asja ei saagi. Et need pakendid on kahjuks rikutud ja mingit kvaliteetset toodet sellest toota ei ole võimalik ja isegi kui toodetaks, siis esineb siiski oht, et biolagunenud jäätmete lagunemise käigus on tekkinud mingi saaste, nii-öelda biosaaste ja siis see uus toode on ka ohus, et ta on saastunud. Seega see lootus, et küll need sorteerimisjaamad sorteerivad, see lootus on kesine, et see on kindel, et kui biojäätmed on teiste jäätmete sees, siis ei ole mõtet väga seda suurt kogust jäädet enam sorteerida, kuna sealt ei saa lihtsalt kvaliteetset toorainet. Teine põhjus, miks biojäätmeid tuleb eraldi koguda, on see, et kui biojäätmeid suunata segaolmesse, siis segaolme saatus on põhiliselt 2 erinevat varianti, et kas ta viiakse ladestamisele prügilasse või siis viiakse põletusahju energia saamiseks. Kui see biojääde on siis segaolmes ja ta läheb põletusse, siis ega sealt suurt energiat ei saa. Et siinkohal võib ju mõelda ka selle peale, et eks me kõik oleme näinud, kuidas värsked lõigatud oksad lõkkes põlevad ja ega nad väga ei põle ju. Et sama loogika on ka põletusahjus, et kui jäätmete seas on väga palju biojäätmeid, siis selle jäätmekoguse põletamiseks kulutatakse omakorda energiat, eks tulemus on vähema energia tootmine. Ja eks selle põletusahju eesmärk on siiski toota rohkem energiat. Nii et biojäätmed ei ole põletusahjus üldse head. Ja kolmas põhjus, miks biojäätmeid eraldi sorteerima peaks, on see, et kui segaolmejäätmed lähevad siis prügilasse ladestamisele, siis biojäätmete käärimisprotsessi käigus tekivad kahjuks erinevad gaasid, ehk siis suureneb prügila gaasi hulk ja selle gaasiga peab siis toime tulema prügila ja ega see gaas väga keskkonnale kasulik ei ole. Et jah, eks need ongi põhiliselt 3 põhjust, miks tuleks biojäätmed siiski eraldi sorteerida. Ja sellega ongi siis ilmselt tänaseks kõik. Et mina
olen oma jäätmed ära kaalunud ja loodan, et Kristina kaalub ka oma jäätmeid ja loodan järgmises videos siis näha, et kuidas ta siis oma biojäätmeid komposteerib ja et ta vastaks minu esitatud küsimustele. Ja näeme siis varsti ja järgmine kord siis uus teema.